Kell on jälle sealmaal, et alustada meie väikese tervisenurgaga, millel nimeks Terviseminutid Ellitiga. Igal kolmapäeval räägime natuke tervisejuttu, kuidas saaks tervise paremaks ja mis vahenditega. Ellit teab, sellepärast, et nagu te just eelnevast klipist kuulsite ka, on tema seda asja õppinud. Tere jälle, Ellit! Tere, Ott! Täna on meil väga huvitav teema. Ja teema on seedehäired. Ei teagi, kuidas nüüd naisterahvaga seda siin arutama hakata, aga peame kusagilt pihta hakkama, eks ole? Absoluutselt. Tähtis teema. See on väga tähtis teema, see ei ole üldse tabu teema. Kõik jutud, mis me siin räägime, on ikkagi millegi põhjal ja üks nendest põhjadest on siis terviseuuring, mida MaisNäck on ka teinud ja tegelikult erinevad teised ettevõtted ka. Ja kui me nüüd natukene ennem sinna teemasse sisse minemist vaatame, mis inimesed siis rääkinud on, vastanud, mis on nende mured, miks me sellest teemast üldse räägime? Jah, sellepärast, et isegi kui üritatakse tasakaalustatult ja tervislikult toituda, siis ikkagi kimbutavad seedimisraskused. No, üritatakse on ju ka hea sõna, on ju. Üritamine on luhta läinud katse. Aga jah, meie uuringus siis väga populaarne küsimus oli see, et kuidas parandada seedimist ja mis võiks olla siis järgmine samm, et kui miskit ei aita, nagu tundub, et miski ei anna seedimisel kaasa. Aga lahkame seda kõike siis otsast peale ja meie uuringus selgus siis ka see, et peaaegu 40% täiskasvanutest kannastab seedetrakti funktsionaalse häire. Kas te ise, kes selle mõiste välja mõtles, ega need inimesed ise vist täpselt aru ei saanud, mis seal toimub, aga seda võib siis ühise nime alla panna seedetrakti funktsionaalne häire või kuidas seda siis lihtsamalt peaks seedehäired maakeeli. Lihtsalt seedehäired, jah? Ja mis see täpsemalt veel tähendab? Kõht valutab, kõht on kinni, kõht on lahti, jõusõnum kõik need asjad, on kokku seedehäired. Ja tegelikult seedehäirete alla jäävadki siis kõhugaasid, kõhukinnisus, kõhulahtisus, samuti koksendamine, iiveldamine, kõrvetised. Nii, kas see on mingi teema, mis tuleks nagu korda teha, et igal inimesel on neid kogu aeg ja pidevalt? Või siis on see võimalik, et ilma nendeta saab ka kuidagi? Jah, tegelikult võib-olla peetakse hästi normaalseks seda, kui tekivad gaasid näiteks. Mingil määral ta ongi normaalne, kui sa ei ole harjunud näiteks kiudainete rohke toiduga ja nüüd sa tõstad järsult enda kiudainete kogust oma toidus, siis on normaalne, kui sul tekivad kõhugaasid. Aga tavalises olekus ikkagi on väga lihtne seda toitumisega ka vältida. See on ka tegelikult seeder, aga sageli inimesed ei pea seda üldsegi nagu probleemiks. Et lihtsalt mõtlevad, kogu aeg oledki sellises, mitte kogu aeg, aga ütleb, et kui sul ikkagi on kõht on punnis ja... On siis on ju? Mis seal ikka? No täpselt, aga tegelikult seda annab väga edukalt ka vältida. Me saame tänasest saatest teada, et kuidas seda vältida. Jah, ma arvan, et hakkame otsast nagu minema ja fikseerime, kaardistame probleemi ja siis hakkame järjest lahendama. Just, täpselt. Ja täna meil tuleb ka põnev küsimus. Nii et tasub kuulata ja kõrvad lahti hoida. Ja tänases saates siis jagame teile erinevat infot seedehäirete ja seedimise kohta. Kui tähelepanelikult kuulata, siis kuulete ka õigest vastust sellele küsimusele, mida siis Ellit esitab siin saate lõpus. Sellele küsimusele saab vastata MaisNäcki Instagramis ja ka kodulehelt maisnäck.ee saate muuseas seda saadet ka järele pärast kuulata, kui jääks midagi kõrvade vahelt praegu mööda või see, mis siin kohe toimuma hakkab. Nii et olge tähelepanelikud ja nagu ma aru saan, õigesti vastanute vahel loositakse ka mingisugust auhinda välja. Ja anname tervislikke snäkke, mis kindlasti toetab seedimist ja igavast toitumist. Aga kuulake siis nüüd tähelepanelikult ja saate lõpus saate kohe kiiresti õige vastuse ära saata. Aga läheme siis seedehäirete juurde, nagu ma aru saan, siis need on kõikidel inimestel ikkagi. Või siis on inimesi, kes on nendest täiesti vabaks saanud tänu õigele toitumisele. No täiesti vabaks selles mõttes, et ma arvan, et sellist inimest ei ole tõenäoliselt olemas. Tal ei pea olema kindlasti need igapäevased häired, aga mingil määral mingist uuest toidust või teistsugusest elustiilist oleme me kõik mõjutatud. Aga tegelikult miks ta on oluline, on ju sellepärast, nagu me see varasemates saadetes ka rääkinud oleme, et 80% meie immuunsüsteemist asub soolestikus ja kui soolestik on häiritud, eks ju, kui seedimine ei toimu normaalselt, siis tekivad põletikulised protsessid organismis. Põletikku me ei taha, on ju. Eks võtmesõna ongi tegelikult tasakaalustatud toitumine ja me toitainetega siis toetame, hoiame seda immuunsüsteemi tugevana. Seal on ka muud tingimused, mis tõesti, kui korraliku toitumisega korral ei aita, siis natuke hiljem lobisime sellest ka veitsa. Aga kui me hakkame mõtlema, siis seedekanali kõige pikem osa ongi peen ja jämesool, pikkuseks kokku kuni 7 meetrit. Kas sa kujutad ette, et sul on 7 meetrit soolestik? Töö käib seal kogu aeg, 24/7 meetrit, jah? Jah, absoluutselt. Ja ülesandeks ongi siis, eks ju, toiduainete töötlus, seedimine,
ka vee tasakaalu hoidmine organismis ja immuunsüsteemi siis toimivuse tagamine ja läbi mikrofloora tasakaalu säilitamine. Et kõigepealt, miks sa üldse arvad, et sul on seedehäired või mille järgi sa seda aru saad, siis tulebki nagu teadvustada, täna me sellest siin räägime, ma usun, et kuulajad hakkavad ka rohkem nagu mõtlema selle peale ja juba paremini aru saama. Et kas sul on seederaskused ja millised need on. Ja mis siis tegelikult jälgida tasub, et kindlasti tasub jälgida seda, et kuidas on väljaheidetega lood, kui sageli me käime tualetis, siis rooja väljutamas. Ja tegelikult võiks ikkagi iga päev, eks ju, kõht läbi käia. Mitte 2, 3 või 4 päeva tagant. Ja mida tumedama väljaheide, seda kauem on ta siis organismis püsinud, et julgemad võivad ka jälgida, mis värvi on väljutatud rooja. Et kui me ei käi piisavalt siis vetsus, siis toksiinid hakkavad uuesti tagasi organismi meil imendama, et see on hästi oluline, et me just selle rooja välja saame. Ja võib ka seda jälgida, et kui on kõht liiga kinni, et siis on juba see kaka läinud selliseks kõvaks, et tihtipeale võib see kõva tropp tekkida just sinna väljaheite rooja algusesse, et seda on raske väljutada. Ehk siis sellised probleemid. Millal see nagu probleem on, et kui pikka aega seda peab nagu toimuma või kas tuleb kohe kuidagi reageerida või siis on mingi mõõdik, et kui kaua need sellised asjad, millest sa just rääkisid, või no siis kõhugaasid ja kinnisus ja lahtisus ja oksendamine, et kui kaua need peavad kestma, et aru saada, et see on mingi probleem? No kui ei ole igapäevast rooja väljutamist, siis tegelikult võiks juba nagu mõelda selle peale või ütleme, äärmisel üle päeva, aga normaalne oleks ikkagi iga päev. Mina saan siin ka järgmise punkti juures päris hästi suhestuda, kuigi ma ei saa aru, mis ma siis lõpuks tegema pean, sellepärast et ma olen igasuguseid hästi proovinud, ehk siis peale söömist on kohe väga raske olla, kohe tuleb uni ja nii ta ongi iga kord, nii et ma põhimõtteliselt vahel juba väldin söömist, kui mul on väga palju tegemist, siis ma tean, mis peale seda juhtub, ma ei jõua enam mitte midagi teha. Põhjus on ju lihtne, siis ma saan aru, isegi teoreetiliselt ma juba seda tean, et sa oled mingit valet asja söönud, mis su kehale ei sobi arvatavasti, siis või oled liiga palju söönud. Jah, ongi, et kas toidu koostis on vale või siis on kogused liiga suured. Ja kui see on juba saanud harjumuseks, ma teangi inimesi, kes söövadki ainult hommikul või siis isegi mitte hommikul, vaid alles õhtul, sellepärast et ta lihtsalt jääbki magama. Või jääbki selliseks uniseks ja kui sa oled tähtsal ametipostil või nii nagu sina raadios, siis jube pläss oleks, kui sa siin norskama hakkad. Ei oleks väga ilus ametipool. Nii, aga mis me teeme siis? Tegelikult tuleb siis harjutada. Tuleb hakata sööma väiksemaid portsjoneid. No katsetama võid ka öelda, kui soovid selles mõttes, et aga organismil peab olema regulaarsus. Kui sa sööd ainult õhtul, ehk siis terve päev otsa ei söö, siis ei ole ka energiat. Nii et ära ei pruugi väsitada toidu sisaldus või mida ma söön, vaid see, millal ma söön? Mõlemad. See on tegelikult hästi oluline, et sa sööd siis kas või väiksemaid portsjoneid harjutad. Väga palju koolilapsi ka harjutatakse just hommikuti sööma. Sest hommik on alati see kiire aeg. Ei jaksata putru teha, liiga kaua võtab aega, see kõik tundub siuke tülikes tegevus. Tegelikult tuleks see mõnus harjumus endale sisse saada ja pudru saad ju enne keema panna, kui sa hakkad üldse muid toimetusi tegema. Nii, meil on veel, või sul tähendab loomulikult, on igasuguseid erinevaid lahendusi veel, kuidas neid asju siis siin saad. Kui me rääkisime mõlemast, eks ju, et nii kõhu kinnisus kui ka kõhu lahtisus on ju tegelikult probleem, et lähme näiteks selle kahega siit nüüd kahe mõttega edasi. Et jah, nagu ma ütlesin siis, et kui sa ei ole harjunud kiudainet rohke toiduga ja nüüd hakkad seda väga palju endale menüüsse lisama selleks, et saada hästi tervislik olla ja me siin rääkisime, et tuleb süüa, siis või näiteks on toitumisnõustaja teinud sulle menüü, millest lähtudes oleks vaja juurde lisada kiudaineid, siis see võib alguses tekitada rohkem gaase. Selle jaoks oleks mõistlik alustada sellistest kiudainetest, mis on lahustuvad kiudained, ehk siis näiteks banaan, kaer, õun ja sellised siuksed lihtsad asjad, mis on seedida. Ja mis neid kiudaineid üldse vaja on selleks, et nad aitavad, eks ju, kogunenud massi siis siduda ja väljutada. Ja annavad seda massi, või seda massi sulle juurde. See paras aeg neid kiudaineid süüa on siis õhtul või hommikul või vahet ei ole? No tegelikult iga toidukord võiks sisaldada kiudaineid. Et kiudaineid me saame peamiselt, eks ju süsivesikutest. Tegelikult kiudained ongi üks osa süsivesikutest. Aga kiudained on siis aeglased süsivesikud, mitte kiire nagu suhkur ja ütleme sellised. Nüüd
kui on just kõhulahtisus, eks ju, siis kõhulahtisuse korral on abiks näiteks psüllium, mis on teeleheseemnete kestad. Need aitavad seda massi rohkem siduda. Kui sa tead, siis psüllium on selline ei tea. ei tea, ja pane ainult raputad, et psüllium on siis sellised helbed, nad ongi need teeleheseemnete kestad, mida sa saad lisada vette ja nad muudavad selle vee selliseks limaseks või siukseks nagu paksuks, onju. Et ongi hästi rohke kiudainete allikas. Ja kaerahelbed on ka väga head ju. Samuti marjad, puuviljad, läätsed, linaseemned. Saan aru, et oliiviõli on ka hea, neid oliiviõlisid on igasuguseid poes, need on seal mingisugust jääkõlid ja mitte või millist sealt valima peab, siis ikka seda õiget. No jääkõlid pomassõil, nagu nimetatakse, on tegelikult siis oliiviõli jääkidest kokku valatud õli, kokku segatud õli. Kas see ei kõlba? Noh, selles mõttes söögiks ikka kõlbab, kui on toiduainetööstusloo andnud, aga mina soovitaksin esimesel pressil ehk siis extra neitsi oliiviõli, kuna seal on ka säilinud E-vitamiin. Samuti oliiviõlisse saad omega-9, on väga hea rasvahape, mida siis ei saa väga paljudest toitudest, oliivid, oliivõli, kreeka pähklid. Et see kindlasti on hea ja samuti ka omega-3 rasvahapped. Et need aitavad ka seedetraktis esinevaid põletikke näiteks vähendada. Kas need probiootikumid ja prebiootikumid on nagu päriselt sellised asjad, mis töötavad ka? Vahest tekib küsimusi, kas mõni toidulisand on üldse väärtuslik või mitte. Nii et vist on. Probiootikumid on ka hästi palju ja probiootikumide puhul tasuks siis jälgida seda, et kui mitu biljonit bakterit see üldsegi sisaldab. Et see on pakendi peal kindlasti kirjas ja tasub ka jälgida seda, et probiootikumid oleksid alati koos prebiootikumidega, ehk siis prebiootikumid on probiootikumidele toiduks, et nad ka püsiksid sul organismis, ehk siis need on head bakterid. Sa oskad praegu natuke raadiokuulajat aidata ka, et neid numbreid seal ju vaadata ka, mis see mulle annab, et mis ma pean seal nägema siis, palju neid numbreid peab olema või bakterid või? No ikka kümnetes miljonites. Mida rohkem, seda parem siis? Jah, mida rohkem, seda parem, täpselt nii. Okay. Seda kindlasti aitab ka apteeker või siis toitumisnõustaja või vastav koht, kust osta, et nõustades, eks bakterid on ka erinevaid. On piimappebakterid ja on ka, ühesõnaga, sellest võib jälle eraldi saatada. Samuti siis täisteratooted on need, mida ikkagi sööma peaks ja siis tuleks seda jälgida ka, kui läheb hommikupudru tegemiseks, et kaerahelbed või siis mis pudrud need on seal kõik, ühesõnaga helbed ei ole täisterad ja nii edasi. Jah, kindlasti tasub. Ei maksa sassi ajada. Jah, kindlasti tasub jälgida, et oleks täistera. Sellepärast, et tegelikult see tera, mis seal ümber on, ongi need kliid, eks ju, näiteks kaerakliid. See ongi kiudainete allikas ja organism juba selle kesta nagu töötlemisel kulutab ka juba energiat ja näeb vaeva, et see on hästi kasulik. Need on siis asjad, mida teha saab, et endal oleks parem, aga mida teha ei tohiks, et endal oleks parem? No, ma lasen sul korraks mõelda. Lased mul korraks mõelda. Jah, mida võiks vältida, kui sul on seedehäired, mis sina hakkaksid tegema? No esiteks sööks natukene ennem kui ikka magaminek on. Ma neid kellaaega nüüd täpselt tea, mõni ütleb kell 6, mõni ütleb 3 tundi enne magamist, ma ei tea, mis siis täpselt tegema peab. Millel on õige aeg enam mitte süüa õhtul. No ma arvan, et peale kella 8 ei ole enam mõistlik. Aga kui ma olen öösel kella 3-ni üleval, siis vist on mõistlik veel? No jah, siis võiks, see sõltub tõesti sellest kellaest, et väga palju töötavad ööseti. Või siis lihtsalt mingil põhjusel ei lähe varem magama. Et see unerütm ja tegelikult unesaade on meil järgmine nädal teemaks, et siis räägime ka täpsemalt, aga kindlasti 2 tundi, 3 tundi enne magama minekut kõhtu päris täis laadida ei tasu. Alkohol ka, kõik igasugused magusad asjad enne magaminekut ei ole ka vist väga toredad või ega nad ei ole ka peale ärkamist kohe mõistlik ära süüa või juua, aga tuleb nendega siis kokku siin veidi kokku tõmmata oma tarbimist. Piim ja valge šokolaad, mis nendel siis viga on? Piim ja valge šokolaad. Piim annab meile küllastunud rasvhappeid, et tasub piirata. Ja just valge šokolaad teeb siis ka midagi teistmoodi kui tavaline šokolaad. Ütleme, et tavaline tume šokolaad on natukene parem, et on seal ka natuke antioksidantseid, et valge šokolaad sisaldab päris palju piimapulbrit. Siis on igasugused juustud ja kreemid, mis ei ole nüüd keelatud süüa, aga neid tasub liiga palju süüa, eks ole, kuidagi piirata oma nende tarbimist, kui on juba natuke paha olla. Kui ei ole paha olla, siis võib süüa küll, eks ole. Et need asjad on nagu, need on välja toodud selle jaoks, et kui juba on mingid kaebused, eks ole, siis tasub vältida. Jah, täpselt. Et siis tasub jah selle
lähtuda nüüd juba probleemist, et ja kui me mõtleme, et mis just meie peaksime vältima, siis ja meile tundub, et me oleme kenasti tasakaalustatult toitunud, me liigume piisavalt, meil on tervislik elustiil, siis juurde võiks, täpselt seesama küsimus on, et justkui kõik oleks nagu tehtud, mitte midagi ei aita, et siis tasuks teha ära ka allergiatestid, siis tasuks ära teha toidutalumatuse testid ja see annab juba sulle abi tegelikult, et edasi liikuda, et leida lahendusi, aga alustuseks on kindlasti väga hea just tasakaalustada tervislik toitumine. Võib kuulata ka varasemaid saateid, et seal on meil natuke põhjalikumalt käsitletud. Vot nii on lood, nii et asi oleks korras, siis tulebki enda tervist natukene uurida, aga mitte ise seda tegema ei pea, perearst oskab seda paremini teha. Ja tervisliku toitumise kohta saab küll ikkagi ise uurida. See on päris enda töö. Seda infot leiab. Jah, leiab. Ja kindlasti tasub üle vaadata ka loomse ja taimse toidu osakaal, et taimset toit on meil lihtsam seedida, kui on loomset. Ja nagu juba mainisid, siis kindlasti terviseuuringud nii perearstiga kui ka omal käel, et ma tean, et paljudel on tänapäeval juba ka tervisekindlustus, mis annab sulle teatud summa ette, kas siis juba tööandja poolt või on ise tehtud kindlustus, et selle raames saad minna ka eriarsti juurde, miks mitte. Absoluutselt, nii et võtame teema kokku. Meil hakkab saade siin juba jälle läbi saama, kähku läheb. Mis me siis saame kokkuvõtteks siin inimestele öelda? Et kindlasti ära jää oma murega üksinda, et see on väga okei, kui sa oma seedemuredest räägid elukaaslasega. Kui me juba siin raadios julgeme rääkida, siis tegelikult on normaalne. Ja miks mitte sõbraga, oma perega ja loomulikult ka arstiga, ja kes aitab ka suunata uuringutele või siis toitumisnõustajaga. Ja hästi oluline kogu seedeprotsessi juures on vesi kindlasti. See aitab kehastismassi väljutada ja vältida paneeritud toitusid, kiireid süsivesikuid. Ja uni on hästi oluline, see on ka meie järgmine teema, nii et siis lahkame ka pikemalt. Ja muidugi stress on väga võimas, sa võid toituda ja kõiki asju teha väga hästi, ka liikuda, aga stressil on täiesti laastav toime kogu organismile, et seda tasub jälgida ja hoida ennast positiivselt meelestatud. Mis on ka unega päris tihedalt seotud, eks ole. Sellest ka järgmises saates. Ja toiduga siis, nagu siin rääkisime, tuleb mõne asjaga ikkagi ennast veidi piirata ja vaadata ja lugeda, mis asjad sa täpselt ikkagi sööte ja mis ained seal sees on. Nii nagu on ikka kogu aeg räägitud, aga siis tuleb seda nagu mõttega ikkagi lugeda. Mitte lihtsalt läbi lugeda. Jah, ka tasub jälgida. Just, nii et tasub jälgida, meie saadet tasub ka jälgida ja need, kes täna juba tähelepanelikult jälgisid, nendel on nüüd väikene küsimus ka, mille õige vastuse puhul võib oodata inimest ka auhind Maisnek Instagramis, mis me siis küsime täna. Mõtlesin, et hakkaks hästi lihtsa küsimusega pihta ja ma mõtlesin, ma küsin sellise küsimuse, millele isegi sina oskad nagu kohe ära vastata. Et kas seedehäirete korral on abi tervislikust toitumisest? Head mõtlemist, raadiokuulajad, minge vastama. Maisneki Instagram on olemas, eks ole, ja Maisneki koduleht maisnek.ee, seal on ka saated kõik üleval ja läheb ka see saade sinna üles. Samuti on saated üleval Treenerade kodulehel, saate järgi kuulata ja saate siis mõelda, kas on abi, kas seedehäired ja tervislik toitumine on üldse seotud omavahel ja kas on abi või mitte, kui tervislikult toituda. Järgmisel korral loeme õiged vastused kokku ja järgmisel korral on meil muidugi järgmine küsimus. Ja tasub siis juba järgmisel nädalal ka saadet kuulata, millel teemaks on uni ja unehäired. Täpselt nii. Nii et järgmise korrani aitäh tulemast. Ja aitäh.